Tere tulemast Ärkvel teadvel looja YouTube'i kanalile. Mina olen Kadri ja mina olen täna siin selleks, et jagada teile informatsiooni seoses manipulatsiooniseadmetega, mis on paigaldatud meisse, inimestesse, enamasti astraaltasandil. Ja see teema on praegu minu väljas läinud hästi aktuaalseks. Ma annan siia veel ühe kleimeri, võta siit jutust kõik, mis sind kõnetab ja jäta kõik, mis sind ei kõneta. Ma ei pretendeeri siin täielikule tõele, aga jagan informatsiooni selles ulatuses, kuhu maani ma olen oma kehastuses ära näinud ja endale meelde tuletanud, mis värk on. Mis värk siin maailmas on, mis värk selle inimkehaga on, mis värk on selle planeet Maa ja nende asukatega ja nende loojarassidega. Igal juhul tulen tagasi nüüd manipulatsiooniseadmete juurde. Ja see on teema, mis jõudis minu pilve tegelikult juba 4 aastat tagasi. Nimelt ma tegin ühe selgeltnägijaga ühe sessiooni ja selle käigus siis selgus, et ta leidis minu astraalkeha küljest. Ma ei mäleta, kui palju neid seadmeid oli, aga kõvasti igast erinevaid vidinaid, pudinaid, mis mulle oli siis astraalkeha külg nagu pandud ja astraalkeha kaudu on võimalik siis mõjutada meie füüsilist keha, meie toimimist, jälgida meid ja nii edasi. Ja küsime siis nüüd selle küsimuse, et teen varem nii. Ma lähen nii-öelda kanalisse, lähen ühendusse enda kõrgem mina ja arctuurlastega. Ja, sest et just tänu arctuurlastele õnnestus mul hiljaaegu eemaldada veel üks seadeldis, mis oli minu peas siin selle koha peal. Ning sellest tulenevalt sain ma nii-öelda initsiatsiooni, mille käigus siis selgus see, et olen nüüd mina võimeline oma valguse keele ja heliväljadega looma ruume, kus on võimalik neid energeetilisi seadeldisi eemaldada. Aga kes neid paigaldab, mis need täpselt on, miks neid paigaldatakse ja kõik see info, ma loon ühenduse, et saada võimalikult täpselt seda infot teile edastada. Vaatame, mis siis tuleb. Üks moment. Ma panen silmad kinni ja kui sa tahad, sa võid ka kuulata silmad kinni, et sa kuulaksid oma südamega ja saaksid infot kätte laialdasemalt, sügavamalt, aga ei pea. Et vaata ise, kuidas sul mugavam on. Nii. Manipulatsiooniseadmed. Manipulatsiooniseadmeteks me saame nimetada siis energeetilisi või teistest dimensioonidest loodud tehnoloogilisi seadmeid, mis on paigaldatud meie astraalkeha külge. Lisaks tegelikult luuakse neid ka tänapäeval juba siin füüsilises maailmas 3D reaalsuses hästi mikroskoopilisel tasandil nanoseadmed, kiibid, mida on siis meie kehades sisestatud läbi selle vedeliku, mida saab näha sisse terava peenikese ristaga suunata. Ja väga paljud neist seadmetest paigaldati inimestele viimase suurema selle viiruse ajal, mis siis oli 2020 ja sealt edasi paar aastat. Nii, aga eesotsas ma kajastan täna informatsiooni astraaltasandi manipulatsiooniseadmete kohta. Nii,
kuna inimesed on olnud inimrass on ja kogu see planeet Maa siin on tegelikult selline eksperimendi vorm ja me oleme olnud siis pikka aega nii-öelda orjastatud ja tegelikult algselt ka orjaks loodud. Ta on hästi raske nagu vastu võtta, aga igal juhul selle orjastamise käigus on siis meie DNA-st kinni pandud väga suur osa. Tegelikult oleme loodud üle 20 erineva kosmilise rassi DNA-dest kokku pandud hübriidrass ja meie võimekus on täispotentsiaalis metsikult suur. Ja see on alles avastamisel. Sest et ei ole ennem olnud sellist rassi, kes oleks sellisel viisil kokku pandud. Ja meil on väga suur roll universumi tasakaalustamises. Aga nüüd selle, kuna me olime orjad ja kuna selle orjapidajatel ehk reptiilidel ja teistel drakodel ja anunnakidel ja kes nendel osad ka hallidel on siis olnud mõnes mõttes nagu eelis meie üle, siis nad on spetsiaalselt teinud niimoodi, et meie DNA-st on suletud teatud osa, et me ei ärkaks enda täispotentsiaali ülesse ja täidaksime oma orja rolli ehk oleksime energiatootjad, madalasagedusliku energiatootjad neile toiduks. Sest neil endal puudub otsene ühendus algallikaga ja neil on keeruline ise energiat toota ja nad on nagu parasiitlikud tegelased, et nad siis võtavad max out sealt, kus saab ja seejärel lähevad järgmisse kohta. Igal juhul see manipulatsioon väljendub siis nii füüsilisel tasandil kui astraaltasandil ja need astraaltasandi seadmed on siis paigaldatud just selleks, et nad mõjutaksid meie füüsilist keha olema madalamas sageduses, eesotsas. See nii. Neid seadmeid on paigaldatud siis eesotsas unetasandil, kui me ei ole teadvel ja samamoodi siis manipuleerides meid unetasandil tegema tegevusi, mis siis toetavad seda, et see seadeldis saab justkui meile sisse või meile külge. Ja selleks paigutatakse või luuakse meile unestsenaariumeid, kus me sööme midagi sisse, meile süstitakse midagi sisse, keegi ammustab meid, koer ammustab, uss ammustab, putukes nõelab, ammustab, ämblik, kes iganes. Või siis ka sellised füüsilised kontaktid nagu kallistamine, suudlamine, seksuaalühendused. Need on need süžeed, mille kaudu siis unetasandil saadakse meile midagi külge panna, sisse panna. Kusjuures mulle meenub üks kogemus, kus ma nägin unetasandil ja kogesin seda astraalselt, kuidas üks selline nagu justkui haldjalik olend lendas mulle hästi lähedale ja nii kui ma tema poole pöörasin, siis ta lükkas mulle lihtsalt mingi kiibi suhu. Tegemist oli siis mingisuguse rassi esindajaga, kes soovis jälgida minu toimimist. Ja ka see seadeldis eemalduti minu kehast. Igal juhul need seadeldised on siis eesotsas selleks, et vähendada meie jõudu, vähendada meie ühendust oma kõrgema minaga, oma galaktiliste peredega, oma kõrgema teadlikkusega.
ja hoida meid sellises uimases, väsinud olekus, udu sees, teadmatuses, enesekahtluses ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Sellel aastal soovitakse võimendada meie manipuleerimist veel rohkem läbi erinevate võrkude. Ma pean silmas siis internetivõrke, 5G, 4G, mis iganes, Wi-Fi, Bluetoothid, raadiolained. Ja mida rohkem on sinus erinevaid seadeldisi, seda mõjutatav sa oled. Ja nende raadiolainete kaudu siis hakatakse sellist negatiivset madalasageduslikku vibratsiooni edastama, mõtteid sisestama ja nii edasi. Sinu loomulikus olekus ei ole see okei, et sa vähendad ennast enda mõtetes, või et sa kardad pidevalt tuleviku pärast, või et sa mõtled üldse mingeid hirmumõtteid või mõtled halvasti teistest inimestest. See kõik on programmeering, see ei ole sinu loomulik olek. Ja sellele keeratakse gaasi peale, kuna maa tõstab praegu sagedust, on ise ülestõusmisprotsessis, siis nendel madalasageduslikel tegedastel läheb siin planeedil järjest kitsamaks ja energeetiliselt ebamugavamaks ja nad on siit lahkumas, aga nad püüavad välja väänata veel sellest kõigest siin viimast. Seega võib-olla on teie välja jõudnud juba ka informatsiooni, et vahepeal siin on uudistest tulnud nähtavale järgmine viirus, millega nad tegelikult soovivad teha sarnast teemat, nagu oli mõned aastad tagasi. Eks me näeme, kuidas see neil õnnestub, aga igal juhul nad keeravad peale manipulatsiooni, et saada rohkem energiat kätte meist. Ja kui meil on astraaltasandi seadmed või nanoseadmed, siis need aitavad kaasa sellele, et me oleme kehvas kohas omadega ja toodamegi neile seda energiat. Ma juhin teie tähelepanu sellele, et tegemist ei ole teie hirmutamisega, vaid tegemist on teie teadvustamisega. See meil on vaja praegusel ajal sellest kõigest teadlikuks saada, et sellest ka vabaneda. On okei töötada vastu sellele, mis nemad meile korraldavad, sellepärast, et vastasel juhul me lähme nii-öelda toiduks. Seda on meie inimminadel väga raske vastu võtta ja see nagu ei sobi, eriti juba, kui me teadvustame seda, et meie oleme ise tegelikult väga kõrge looja rass oma võimekuses lihtsalt uinunud olekus. Ja seda uinunud olekut nad kasutavad siis ära. Ja ma tulen nüüd tagasi selle juurde, et mis siis selle kõigega peale hakata eesotsas, mis puudutab nanoseadmeid. Need on otseselt seotud ka raskemetallidega, mida on meisse juba pikemat aega läbi toidu, läbi hambapasta, läbi vee, läbi õhu erinevatel viisidel siis suunatud. Ja need nanoseadmed töötavad siis koos nende raskemetallidega meie kehas ja selleks on hädavajalik teha organismi puhastus metallidest. Selleks on erinevaid viise. Otsige, guugeldage, seda saab teha. Astraaltasandi seadmete puhastamiseks on üks võimalus kasutada energeetilist sessiooni, mida ma olen teile loomas läbi heliväljade, läbi Arturuse heliväljade ja läbi artuurlaste abi. Et artuurlased siis on need, kes toetasid ka minul seadmete eemaldamist ja nad on väga abivalmid selleks, et aidata inimesi nendest seadmetest lahti saama ja
selleks olen ma loonud sessiooni juba sellel reedel koos artuurlastega. Vaatan, kas tuleb kanali energiast veel midagi, siis ma avan oma silmad ja räägin teile natuke. Mis on midagi olulist veel mainida. Meil on aeg tõepoolest lõpetada hirmus elamine. Me saame seda teha, see on samasugune valik nagu igasugune teine valik, mida me oleme võimelised tegema. Meil ei ole vaja mitte midagi karta. Et meil on vaja õppida juhtima oma tähelepanu, millist energiat, millist suunda me oma tähelepanuga toidame. Ja samamoodi nagu on pimedus olemas, samamoodi on olemas ka valgus ja sa võid vabalt valida keskenduda valgusele. See on sinu võimekus igas hetkes. Ja sellepärast ka selle info põhjal, mida me praegu jagasin, sa saad valida, et kas sa keskendud sellele, et sa tunned hirmu selle pärast, mida ma jagasin, või sa keskendud sellele, et nende seadmete eemaldamise tulemusena on sul võimalik olla rohkem enda väes. Ja on, mis on. Me ei saa muuta seda minevikku ja me saame aktsepteerida, et ka see vanglaplaneedi teema, mis on olnud siin planeedil juba pikemat aega, on olnud planeet Maa ülestõusu protsess ja planeet Maa hinge arengu tee. Ta on kogenud iseennast madala sagedusliku inimkonnaga ja nüüd ta on tõusmas järgmisele tasandile ja vabastamas enda väljast kõike seda madal sageduslikku. See on see suurem pilt, mida tasub ka teada ja vaadata. Et igal juhul, nii suurel määral, kui sa suudad, vali alati valgus ja armastus enda jaoks. Ja sealt tulevad vastused ja sealt tuleb kergus ja sealt tuleb voolamine. Looming, inspiratsioon ja kõik muu, mis pakub sulle elukogemise juures naudingut. Just nii. Okei. Igal juhul ma nüüd olen siin avatud silmadega tagasi teie juures ja ütlen seda, et tõepoolest sellel reedel ma olen loomas siis teile nende seadmete puhastamise sessiooni. Ja kuna need on energeetilised ja ma olen võimeline oma heliväljadega looma sellist ruumi, kus need energeetilised seadmed, mis on madalasageduslikud, kõik lahustuvad, purunevad, siis see on see, mida ma soovin teile pakkuda, et toetada teie astraalkeha puhastumist, et te saaksite oma füüsilises kehas tunda ennast paremini eesotsas. Ja selgemalt, suuremas ühenduse siis endaga, tervemalt ja nii edasi. Üks selline sessioon kujunes välja eelmine nädal. Mõnes mõttes täiesti mulle endalegi ettearvamatult. Mul oli plaanis teha hoopis teistsuguse ülesehitusega sessioon ja selle sessiooni järgselt ma saingi selle sõnumi, et neid sessioone on vaja teha veel ja veel, sest neid inimesi, kellel neid seadmeid küljes on tegelikult palju ja aeg on endast vabaneda, sest need ei ole samamoodi toetavad enam selles uue maa energias, kuhu me järjest vaikselt tõuseme. Võt nii. Ehk siis, kui sa satud seda videot vaatama hiljem, siis sellest ei ole mitte midagi, sest et see sessioon läheb ka salestamisele ja sa saad seda enda jaoks vastu võtta sulle sobival ajal. Panen siia alla selle sessiooni informatsiooni ja kui see video sulle midagi andis, siis pane like ja jaga seda inimestele, kelle jaoks see võib ka kasulik olla see informatsioon. Ning kui sa juba ei ole minu kanali jälgija, siis ma kutsun sind subscribe ima, jälgima ja et sarnast infot siis veel saada ja olla kursis sellega, mis tuleb inimestele, milline info tuleb inimestele minu kaudu, läbi minu elukogemuse, läbi minu galaktilise päritolu. Jah, et nii.
tänan tähelepanu eest ja näeme järgmistes videodes.